Esimene tööpäev. Mulla ei taha. Leave me alone. Go away. Külm on risk. 3,5 kraadi sooja. Ja kas just on sooja, aga noh. Essa päev kohe tund 27. Saaten saapilta jota ja huonepyynnyksen sattu. Selline on siis tänane töömaa. Ja istutame mändi. Essa korv istutatud. Ma filmin Barni, kuidas sa... Kuidas ma valesti korvi panen? Jah, just. Okay. Seda ma tahtsin just öelda. Väga hästi, sellest. Aga lank ise on väga hea, sest on liivamettad. Noh, natuke risune seal tagapool on, aga muidu on hea istutada. Nii, 9 korvi mändi on istutatud ja nüüd hakkame kuuske istutama. Matka on ka nende kuuskede ja lankideni. Natukene. Ei tea, kilt on kokku või? Ja pluss me paneme hullu ka. Tegelikult käib korvi 2 kilekotti kuuske. Aga me pressime sinna 3 ja siis 2 võtame kätte ka ja pluss veel püss ka. No, mul on siin töölised, kes võtavad 5 kätte korraga. Mis asja? Elufilosoofia on see, et sa pead endale leidma õiged inimesed ümber, siis on su elu lihtne. Ilus vaadata, kui inimesed tööd teevad. Pilliga metsas. Uus tööauto. Tsipa madal, peab ettevaatlikult sõitma. Lapsed on väsinud. Tere hommikust! Täna on 12. mai ja see siin on meie töömaa täna. Tegelikult me käisime siin eile ka. See on 2 päeva töö. Siia läheb siis umbes 17 000 taime, kuused. Eile me istutasime seal täitsa taga, metsade juures, seal täitsa taga, siit, sinna taha täitsa, siis siit, ka sinna taha. Ja täna me siis alustame siit ja sinna, see läheb ka sinna täitsa taha. Et päris raske on tegelikult filmida samal ajal seda vlogi ja teha tööd. Et kuna siin viimased 2 päeva ei ole just mega soojad ilmad ka olnud ja ega tänagi soe ei ole, päike küll paistab. Aga üsna jahe on ja jube vastik tuul on 2 päeva olnud, et siis on see, et tahaks hästi kiiresti ära töö teha ja koju minna. Aga noh, üritame. Anname endast parima. Väike amps. Hommikul näitasin sealt eest on juba kõik pandud, aga siin hakke taga on ka lank. Siin, siis siit tagant läheb. Sinna taha. Sinna. Siin on boss. Kullane liblikas. Maarak istutab seal. Koju minek. Palju siis ära istutasime? Ma mäletan nii palju, et ei mäletagi enam. Ei, no selle 2 päeva peale kokku. Oli mingi 17 000 või? 17 388. Juba midagi normaal. Suht norm lank oli jah. Lõpp läks lappama. On ja Barne? Ja, mingid savikad olid. Kuu töötaja. Tulime taimi võtma. Siin on praegu, ma ei tea, kuskil metsa ääres me taime varastu, kus me käime taimi võtmas endale. Iga päev me vaatame, et see on kaski toodud. Siin on kuused ja meil on ka kilekotikuused, mida me täna istutasime. Siin on männid ja siin on ka männid. Tule maha. Tapet tööd tegema. Somm aitab taimed ära viia langi peale. Nii tore. See on vist, ma ei tea, äkki esmakordne meil.
et siin on lank metsa sees natuke on kõndida ja tuli ja pakkus, et ta võib nüüd taimed ära viia. No nii, näitamist ei ole mõõtmist ka. Ma üritan selle kaamera kuidagi panna. Nii ja siis hopsti. Ja siin on istutatud kased. Me oleme juba siin mitmendat päeva kaski istutanud, kuna on kevadine aeg, siis on männid ja kased üldjuhul metsaseaduste järgi kõige olulisemad kevadel. Kuna kuumaks läheb, siis nad surevad ära kergelt. Tuleb enne kuum ära istutada. Nii, lähme siia mätta peale, vaatame, mis meil see tihedus on. Siin on üks taim. Nii, on 4-meetrine tukk meil, käsi kõrval. See juba, ütleme nii, ei läheks tegelikult sisse, aga noh, see on 1, 2, 3, ei lähe 4, 5, 6, 7 võib-olla. No siin ongi see, et tegelikult võiks ideaalis olla 1600 tihedussektori peale, ehk siis jagatud 200-ga, ehk siis 8 taime võiks olla 4-meetrise diameetri sees või 4 meetri raadiuses, vabandust. Diameeter on 8 meetrit juba. Täna meil toodi veel väiksed natukene siin taimekesi juurde. Meil on mändi, meil on kuuske, meil on kaske. Tegelikult me siit võtsime juba pooled kasad ära, 100 pappile kaske. Kuusekesed on meil siin kõik täitsa ilusad teised ja siis on meil kaske on siin, kasekest on ja ärki-särki ja mändi on seal eespool ja videos tundub, et siin on palju pappe, aga tegelikult siin on vähe, ütleme nii, on natukene on. Vihma sajab. Ja me istutame oma viimast lanki. Videost nii väga ei tundugi, aga see on suht siuke mägi ja seal tagapool on ka. Peame käbe oma korvid ära panema, sest ei taha väga märjaks saada. Hilja juba. Benji, say hello! Just siis, kui on istutatud, jääb pihm järgi. Saime hullu paduka. Üks mu jope sai täiesti läbi märjaks, aga õnneks on mul see vihmakeep. Vaadake mind. Kui ilus. Side business või? Kell 9. Hakkame raadioreklaami lindistamas. Väga ei viitsi, aga noh. Me peame pingutama, meil on vaja seda. Täna oli raske päev. Täna oli väga imelik päev. Eks ikka imelik päev, kui suur ülemus käis ka tööl. Järjekordne kokkupuude Sommiga, kes tuleb langile ja nõuab, ma ei tea. Nõuab, ma ei tea mida. Ei, tegelikult ta ei nõua, tegelikult oli tore vanamees. Ütles, et tal on see puu siin, et ta tahab, et sinna puu alla ka ikka kuused saaks. Et ta lõikab selle ruttu eest ära. Parnile päästab päevane. Poisid, tehke ära, harasho. Siin metsatukast tagapoole minnes on kaamera, metsakaamera. Ja siis ta tuli näitama meile oma kaamerast, mis loomi kõik siit läbi käinud. Alles hiljuti olid siin 2 hunti, karu on siin olnud, ilvesed. Nii et suht loomaaed ikka. Järgmine hommik. Täna on 27. mai, kui midagi huvitab. Ja Marek loeb praegu taimi peale. Siit taimevarastust. Täna on üpris suur lank. Eks ole, Marek? Üpris suur.
pigem on 5 hektarit. Täna on 10 korvi päev ja kohe läheb viimane, siis 10. korv. 2000 taime näguna. Mm-hmm. See tavaline vist, ma arvan. Kuna ilm on hea ja lank on hea, siis mõtlesime, et näitame siis teile nagu reaalset istutust ka. Eile oleks ka võinud tegelikult filmida, eile oli väga pask. Paska lanki eile. Väga, see lõpukoll oli ikka täiesti uskumatu, aga vihma sadas, ei tahtnud kaamerat välja võtta. Teetaks GoPro'd vaja, siin saaks päris häid kaadrid ja igast kino saab siin, te kujuta ette ka. Praegu siis Marek pakib, mis kuuski? Kuused. Mitmeaastased? 1-aastased kuused, näed, siin on kuivanud ka meil päris palju kusjuures. 1-aastased kuused, keskipaaku siis, mis see tähendab, siis keskmise potiga või, et see poti suurus on nii-öelda keskmine, et sellest ka oleneb hind siin. Et see jälle kuivanud, siis peab kihiti pakkima ühesõnaga. Muidu ei mahu ära. Self-explanatory. Saave ka vahepeal paneb korvi täis ja siis kohtume teiega langil. Peale käes. Minu abikaasa tööl. Ilusti kinni. Pensid või mingi täie hooga, vaata. Nii, Marek, räägi siis, kuidas siis istutama peab? Tähtsin, et pott oleks ilusti mulle all, taim sirge. Siin on enne kinni vajutamist. Et pott on suht sügaval, siin on mingi, ma ei tea kui palju, pea 10 sentini. Ja siis külged, et vajutad kokku ilusti. Tähtsa taim oleks sirge, et siia mingi auku ja kus vesi hakkab sisse minema, et tuleb suht tugevalt kinni olema. Et see on nagu põhiviga istutades endal ka vahest, et poti peale läheb väga õhuke kiht mulda, mis on nagu halb, et siis vesi uhub mulle ära ja taim sureb ära. Mis veel peab vaatama siis? Tihedust? Tihedust, see on veits komplikeid, et seletada, aga nagu palju hektari peal on, et kuusel on üldel 1800 tihedus hektari peale. Ehk siis 1800 taim hektari peale. Kasel on vähem, männil on rohkem. Kask on üldjuhul Soomes tegelikult nagu prügipuu või teda tõmbab seal looduslikult nii palju igal pool peale. Minema peal. Benji! Hi! Ühel pool on muld siin. Võiks nagu panna siia, siia on juba tegelikult maha pandud taim. Seal on nagu seda pinda, siis kui sa siit vaatas alt, siin ei ole taimel kuhugi edasi minna. Et nüansse on, mida vaadata? Nüansse on palju, siia sambla sisse või siin pole seda toite mulda, ta ei saa kasvada. Ja siis siin niimoodi... Vaikselt lähme. Kaua umbes korv kestab? Üldjuhul on see kord täna, meil on siin 25 minutit äkki või? Oleneb. Kuidas, kui tempot teed? Just. I finished first. Ave nii tubli naine mul ikka. Vaadake, kuidas ta teeb tööd. Ehtne eestimaine naisterahvas. Sõbrad. Lank läheb sinna taha, seal kuhugi sinna. 5 hektarit on päris palju. Meie
meie kasuks räägib muidugi, et kogu langi ulatuses on tee, mis tegelikult teeb kogu protsessi kiiremaks istutamise mõttes. Kell on 4:30, meil on nagu 10 korvi maha istutud, 2000 taime nägu. Et üldiselt suurte lankide puhul siin nii kiiresti ei käi, kuna sa pead tassima, aga me saame ilusti oma taimeks ja täpselt tee äärde ilusti järjest. Põmm-põmm, põhimõtteliselt on 2 korvi jutti, siis väike jook. Niimoodi 10 minutit ja siis jälle 2 korvi jutti. Ma ütlen ausalt, ma olen väga uhkama naisele. Seal olid värsked karujäljetena, lausa küünistega. Õnneks pole kokkupuudet pidanud kunagi olema karuga. Hundiga küll on olnud, põtradega samamoodi, väga lähedalt. Hundiga oli see, me viskasime hundiga koos hundiala vette. Jängus neid rebasid kõike muid. Uksumatuseni nii palju loomi. Tere hommikust, sõbra. Что? Туда. Hi mama, hi papa. Hello everybody. Kari Estonski. No, nimi on Veniamin. Täna me oleme siin. Me lähme täna siia. See on lank. Me oleme siin, kus oranž täpp on. Ja siis me lähme täna siia. See on lank. Täna viimane päikeseline päev. Homme näitab terve päev vihma. Terve nädal näitab vihma alates homsest. Naudime siis. Täna on 28 mai. Praegu on juba 15 kraadi ja kell on 8.52. Lank. Ei ole just kõige parem. Ei saa valmisi kuidagi. Ma vist palasin täna natuke ära. Kallid sõbrad, täna tuli ära see päev siis esimest korda lausvihmaga. Hommik otsa, nüüd on, või nagu nüüd on järgi andnud, aga ikkagi päris tugeva vihmaga ja me oleme nagu ikka Normsääre jooks. Ka mul ka vaadake seda kihti. Siin küljes on ju. Aga kohe varsti olen kolmis. Vettä! Hommikusel maiused ennem ära minekut. Meistid kuskilt mets oli vaata kärsad. Tänane töömaa on siit. Läheb sinna hästi taha. Üpris suur lank. Päe perses. Keegi on taimed rotti lasknud. Ma ei tea, 20 pappi puudel on vist. Rohkem isegi. Käisime siin lähedal 7 kilomeetrit teemal on meil nagu kuusepapid. Ja me teadsime, et siin peab olema mingisugune 80 pappi. No 65 vähemalt pidi olema. Nüüd on ainult 46, mul on 53 vaja. Nii et jah. Ja me sõitsime suht pika maa ka, nii et... Ma ei viitsi. Ekero. See kurv on väga raske seljas. Need on suured kuused ja potid on väga märjad. 180 taime on siin korvis, aga mega raske. 200 kaske on näiteks kergem kui need kuused. Nii et see
Selg-sodiks, juhei. Kellelgi on paha töö. Millal mul hea tuju on üldse? Võime praegu rämeda paduka olla. Mu särk on täiesti läbimärg. Võiks selle ära võtma. Oi jah. Fuck. Oi blää. Kraani lahti keeras. Päris hea nüüd. Mul kuum oli minu arust. Päris palju tuli vahepeal enne. Padukat, ma ei viitsinud isegi joosta, mõttetama. Vihmi juba läks üle, noh. Vist. Ütle veel. Aitäh, et vaatasite seda videot ja kindlasti like ja subscribe. Mis siis öelda on? Meil oli viimane tööpäev. Jah, Soomes ma olen ära, mulle aitab. Ma võitsin neile 1 000 000 eurot. Täna on juuni. Ja... Me nendest arvudest polegi rääkinud. Mis arvudest? Nagu, et palju me nädalast istutame näiteks, kui keda kuvitab. Ja, mingi 200 000. Suure ülemuse unistus, ma 200 000 mõneks nädalaga. Aga tegelikult me istutame keskmiselt mingi 12 000 päevas, nagu 7 inimest. Ja... Jah, et siis tuleb nädal, et mingi tegelikult tuleb pea 100 kilo või? Ja palju jaanipäevaks peame istutatud saama? 600 000, aga ma ei tea. Meil siin on seiklus ees ootamas. Jaa, et kindlasti ärge magage maha seda follow nuppu, sellepärast, et järgmises osas me sõidame põhja poole, siit veel 400 kilomeetrit kaugemale. Et praegu me oleme siin peaaegu Vene piiri ääres, nagu rohkem ida pool üleval, Helsingist 4 sotti, siis me läheme nüüd põhja veel 4 sotti siit. See aasta on jõhker reisimine. Ja siis peale põhja me oleme seal 6 päeva, siis tuleme tagasi siia ja siis me tuleme korra Eestisse, sest Marekel on tulemas esinemine, nii et... tulge Neon Rave'ile kõik, seda ma tahtsin ka öelda tegelikult, et... Tulge Neon Rave'ile R12 raketibaasi. Jah, et seal on ka Quantumi lava ja mina hüppan korra lavale ja siis, raketibaas see on ju suht tuntud kohtist juba või süke, et ma väga hallab reklaamilugeja hommikul promo tegija. Ja siis kindlasti teid huvitab see koristamise teema ka, et me polegi sellest rääkinud, et meil käis tegelikult koristaja jutumärkides. Sitta sellega ütleme nii. Jah, pohve. Et see, mis ta siia meile maha jätti, see oli korralik pardak ja koristamisest ei olnud mitte mingisugust juttu. Jah, aga ühe sõnaga. Aga ma loodan, et teile meeldis see video, et see ei tundnud liiga igav teile, aga selline me töö on. Võib-olla sellest videost praegu on jäänud mulje, et see töö on väga lihtne, tegelikult ei ole väga raske filmida kõike. Tegelikult me oleks vaja seda GoPro'd otsa ette, siis saaks palju rohkem materjali ka. Just nagu nendest hetkedest, kus on langid üpris kehvad või lihtmasajale. Mingid tassimised näiteks või mida iganes. Aga see hetke ei saa ju telo käes hoida seal. Aga aitäh, et olete meiega ja näeme siis juba järgmises videos. Ütle ka midagi. Jah, aitäh, et vastasite ja kindlasti. Ja kas te poodi tahate meiega tulla? Kas te tahate näha, mis siin Soome toidupoe hinnad näiteks on? Kirjutage kommentaaridesse. Mis Soome kohta veel tahate? Meie töö kohta või üks tuua mingi küsimus on, siis kirjutage kommentaaridesse. Kommenteerige. Much love. Bye.